Aitäh, hea juhataja, head kolleegid. Oleme liikunud heas tempos ja seetõttu ma võib-olla hakkan veidikene kaugemalt pihta selle eelnõu sissejuhatusega. Kõigepealt mõned sellised faktid, mida ma olen siit öelnud, aga mida tasub üle korrata. Euroopa energiatarbest tuleb fossiilkütustest 3/4 ja sellest fossiilsest energiatarbest ligi 90% imporditakse. Need on lihtsad numbrid, üsna ümmargused, 100% piires arvutus, kõik peaks suutma seda meelde jätta, seda tasub meeles pidada. Eriti selles valguses, et ei ole kusagile kadunud see rohepropaganda ja jutt sellest, et paneme nüüd veel mõne tuuliku ja päikesepargi ja siis saab asi siin Euroopas energia mõttes korda. Ei saa. Mõned näited, kuhu maailm tänastes geopoliitilistes kriisides jõudnud on ja mis väga hästi ilmestavad seda, et energiapoliitika on Euroopas ja mujalgi vale olnud ja tuule- ja päikeseenergeetikaga kaugele ei purjeta. Värskematest uudistest Uus-Meremaa. Nemad nüüd siin, oli see möödunud või ülemöödunud nädalal, tegid Singapuriga niinimetatud food for fuel või toit kütuse vastu kokkuleppe. Sest et nemad on ka olnud üks optimistlik juhuenergeetika riik ja nende puhul on mõnes mõttes meie jaoks hea, et nad seda seal viljelenud on, kuna nemad on kenasti eraldatud muust maailmast seal keset ookeani, et kui nemad midagi valesti teevad, siis mõjud hakkavad paremini välja paistma, kui võib-olla näiteks Eesti-suguses väikeriigis on kaableid ja naabreid ja see mõnda aega hoiab nina vee peal. Et Uus-Meremaa lasi kaduda kogu kodumaisel rafineerimisvõimekusel ja on kõvasti regulatsiooni ja maksudega töötanud selles suunas, et igasugune investeerimishuvi ja kindlus fossiilsete energiaallikate kasutamiseks oleks järjest vähenenud. Ja siis nüüd, kui Hormuzi väin on suletud, hakkasid nad vaatama, et vähe sellest, et transport, igapäevane inimeste transport, aga ka näiteks põllumajandustootmine ja muu energeetikast sõltuv on väga kõvasti juba pihta saanud ja pihta saamas. Ja nüüd siis tuleb asuda kiiresti leidma lahendusi, et kuidas see fossiilide puudujääk katta. Veel kurioosum Uus-Meremaa puhul on see, et nende peaminister, kes pikalt seda poliitikat vedas, on ise Uus-Meremaalt ära kolinud, sest eks ta nägi ette, et see asi lõpuks viib katastroofini. Reformierakondlastel siin tasub mõtiskleda selle asjaolu üle, ma arvan. Tuleme kodule lähemale. Suurbritannia siin põhjustas pahameelt mai keskel, kui nad andsid välja ajutise litsentsi, mis lubas importida Venemaa naftast toodetud diisli ja lennukikütust juhul, kui need on töödeldud kolmandas riigis. Ja lisaks anti välja litsents, mis lubab LNG-d importida Venemaa Sahhalin 2 või Jamali LNG terminalidest. Suurbritannia teatavasti on ka tuuleenergeetika arendajatel eriti, aga laiemalt fossiilkütustest loobumisest jutlustajatel olnud selliseks eeskujumaaks, et vaata, kui tublid loobuvad söeenergeetikast, ei luba gaasi Põhjamerest ammutada ja ka tõsiselt piiravad sealset naftapuurimist ja seal naftatootmist. Nüüd siis jõuti selleni, et aga fossiilkütuseid ikkagi on vaja ja tehti erand siis Venemaalt pärit fossiilkütustele. Kui seda siduda siin geopoliitikaga, siis teatavasti Suurbritannia on see riik, kes juhib nii-öelda coalition of the willing või tahtekoalitsiooni ja lubab Venemaad põlvili suruda ja loosungites räägib kogu aeg sellest, kuidas neid Venemaalt pärit fossiilkütuseid enam ei tohiks kasutada. Kurioosum seal on see, et kui me vaatame siin ühte lähiriiki, kes rikastub energiakriisist, siis see on Norra ja Norra ammutab nii gaasi kui naftat sealt samast Põhjamerest.
Sisuliselt võib öelda, et samadest maardlatest, kus Suurbritannia ei ammuta. Võib näiteks tuua ka Hollandi, kes kodumaist gaasi ei kasuta ja impordib LNG-d väga palju. Tuleme Eesti juurde. Põlevkivist elektri tootmine on viimastel aastatel aina langenud. Eesti oli viimati elektrit eksportiv riik 2018. aastal ja nüüd me oleme muutunud importijaks ja soodne elekter on asendunud kalliga. Tulen eelnõule lähemale. Eelnõu puudutab kvoodikaubandust. Vaatame numbreid. Kui me võtame sellest samast 2019. aastast alates, kus Eesti enam ei ole elektri eksportija, siis see kvoodikaubanduse kahju läbi selle, et inimesed ja ettevõtted on pidanud rohkem maksma elektrienergia eest, lisaks ka muud ettevõtted, kellel on kohustus kvoote osta, see on kusagil 2–2,5 miljardit. Ja eksporti on jäänud tegemata kusagil 3–3,5 miljardi euro eest. Kokku selline 5–6 miljardit, väga suur raha, vähem kui 7 aasta kohta, ligi miljard aastas ja siin ei ole arvestatud kaudseid mõjusid. Ei seda, mitu ettevõtet on oma tootmise siin käivitamata jätnud, ega ka seda, mitu on sulgenud, mitu töökohta on selle tõttu vähem ja nii edasi. Ja ma nüüd tean, et oponendid tulevad rääkima, kui kasulik on see kvoodiäri. Riik on teeninud 100 miljoneid, hakatakse meile rääkima. See riik on teeninud iseenesest on selline värdväljend, ma ütleks. See on maksudena kokku korjatud raha, mida siis kusagile kasutatakse, mida ametnikud ja poliitikud ringi jagavad ja mida suuremaks bürokraatiamasin kasvab, seda ebaefektiivsemaks see ringi jagamine muutub ja seda rohkem see ühiskonda koormab. Aga ütleme, et riik on siis kokku korjanud nende kvoodi müügi tuludena selline 1,5 miljardit eurot. Paneme võrdlusesse kuluga, mis on kusagil 6 miljardi kandis kahjuga ühiskonnale. Nii et ei ole tuluprojekt, aga kui me vaatame siis ka seda, kuhu see 1,5 kulub, siis rohkem kui kolmandik, peaaegu pool sellest on kulunud Rail Balticule. Kes mäletab kunagi Rail Baltic, selle juures oli loosung midagi sellist, et kiire 2 rööpapaariga raudteega Euroopasse. Tänaseks on siis aeglase 1 rööpapaariga raudteega, ütleme Pärnumaale, et mitte ebaviisakamalt väljenduda. Sellest rahast on toetatud juhuenergeetikat ja lisaks on päris palju kulunud millelegi, mida nimetatakse rahvusvaheliseks koostööks, arengumaade toetamine ja mis kõik veel. Ma arvan, et selle nii-öelda abi sees on ka väga palju sellist MTÜ-de raha ja raha, mille eest ametnikkond ennast üleval peab. Aga nüüd konkreetsemalt eelnõu juurde. Kõigepealt klassikud on öelnud, et if you are explaining, you are losing. Kui sa pead midagi liiga pikalt selgitama, siis sa ei ole heas positsioonis, siis järelikult on tegu asjaga, kus sa pead musta valgeks rääkima. See on näiteks see, kui koalitsioon tuleb siia mingeid eelnõusid tutvustama, või ka see, kui täna tuli Anti Allas pulti ja rääkis, et sotsid tegelikult on kõige rohkem tahtnud toiduainete käibemaksu alandada. Tuletame meelde, nad olid mitu aastat koalitsioonis ja võitlesid selle vastu ja ei suutnud seda alandada. Aga eelnõu puhul tegelikult ei ole vaja pikalt midagi seletada. Eelnõu ise on lühike ja eelnõu eesmärk on kaotada ettevõtetele kohustus kvoodiühikuid osta ja nii-öelda kasutada. Nii et see ei ole midagi sellist radikaalset või midagi šokeerivat, sellepärast et tegelikult kui me vaatame neid diskussioone, mis täna juba ka Euroopas käivad, siis isegi Euroopa Komisjon on hakanud rääkima, et see kvoodiühikute müügisüsteem vajab tõsist reformi
kuuldavasti muidugi komisjoni siseselt kuigi tõsiselt seda ei mõelda, nii et see võib olla selline Ursula von der Leyeni, ma ei oska öelda, poliitmäng, püüdmaks jätta muljet, et nad tahavad Euroopa konkurentsivõime heaks midagi teha, sest siis saab jälle mõnda aega edasi lükata seda, kui talle ikkagi keegi otsa vaatab ja ütleb, et nüüd on aeg Ursula juhtimine kellelegi teisele üle anda. Aga ka terve rida liikmesriike on teinud erinevaid ettepanekuid. Itaalia on käinud välja selle, et ajutiselt võiks süsteemi peatada. Prantsusmaa räägib hinnalae seadmisest kvoodiühikutele ja siis on terve rida riike, kes on näiteks öelnud, et tuleks tasuta kvoodiühikuid rohkem ettevõtetele anda ja nii edasi ja nii edasi. Aga see kõik, ma hindan, on selline agoonia. Tegelikult maailma geopoliitiline olukord ja Euroopa konkurentsivõime kadu igapäevaselt, Euroopa tööstusliku võimekuse kadu, millest tuleneb ka sõjalise võimekuse nõrkus, et see ilmselt viib juba võrdlemisi lähitulevikus selleni, et see süsteem kaob ja pole välistatud, et ka Euroopa Liit sellisel kujul lakkab olemast. Ja nüüd siis veel sellest, et ega meie eelnõu ei ütle, et lahkume süsteemist tervikuna. Meie ütleme, et Eesti ettevõtetele kaotame kohustuse. Ja nüüd võib mõni jällegi eelnõu vastane öelda, või kriitik öelda, et nii ju ei saa. Et kuidas nii, et riik müüb ühikuid edasi, aga oma ettevõtetelt kohustuse kaotab. Ma arvan, et saab. Ja kui keegi tuleb ütlema, et see on kuidagi rehepapilik käitumine, et enda ettevõtteid ei kohustu, aga müüki jätkame, siis ma ütleks, et see rehepaplus on juba selles süsteemis mõnes mõttes sisse kirjutatud, sest Eesti on siin kasutanud seda, et kuna võrdlusbaas on võrdlemisi kaugel, siis Eestis need siseriiklikult vaja minevad ühikud ja see, mida riik müüa saab, niikuinii ei ole tasakaalus, nii et kui keegi Euroopas sellise range pilguga siiapoole vaataks, siis võib-olla märgataks teatavat rehepaplust. Aga hiljaaegu puutusin siin ühe järjekordse Euroopa Liidu initsiatiiviga, mis Euroopa Liidu asjade komisjoniski oli, kokku sellega, et täitsa niimoodi ametkondlikul tasemel rehepaplusega tegelemine on Eestis täiesti tavapärane. Nimelt Euroopa Liit on tulnud välja ettepanekuga, mis puudutab Euroopa elektrivõrke ja Euroopa Liit ütleb, et teeme nüüd edaspidi niimoodi, et tähtsate projektide jaoks kõik võrguoperaatorid veerandi oma ülekoormustulust annavad keskse otsustamise alla. Et ei ole enam nii, et Elering Eesti riigi ettevõttena, mis tähendab, et Eesti riik sisuliselt saab ise otsustada, mis me selle ülekoormustuluga teeme. Ma ei taha öelda, et Elering siiani häid otsuseid on selles osas teinud. Ja kui ma siis ametnikelt küsisin selle kohta, et miks esiteks seda ei ole seletuskirjas saadikutele selgitatud, et selline suur rahaline mõju on ja siis meil see diskussioon läks pikemalt, siis selgitus oli tegelikult selline, et aga tegelikult see võib Eestile kasulik olla, sest et rootslased on siin mõtlemas niimoodi, et nad peaks oma raha saama ise kasutada ja selle üle otsustada ja ka soomlased ja muudki riigid, aga kui ikkagi toetaks seda komisjoni ettepanekut, et võtaks neilt kõigilt veerandi ära, äkki sellest tuleks midagi ka Eestisse. Nii et ma ütleks, et selle rehepapluse murega ei maksaks ennast liiga vaevata. Kui te toetate seda eelnõu, meie ettevõtted ei pea kvoodiühikuid enam ostma, elektritootmine läheb väga palju soodsamaks, põlevkiviõli tootmine läheb ka soodsamaks, Euroopa ilmselt algatab mingisuguse menetluse, mis võtab aega, menetlusele järgneb mingi otsus, mida saab edasi menetleda kohtus, mis võtab aega. Ja see raha, mis me vahepeal teenime läbi selle, et meie majandus saab tugeva ja positiivse tõuke, on seda väärt. Aitäh! Aitäh! Ja teil on ka mõned küsimused. Martin Helme, palun.
Aitäh, no sa tegid väga hea sissejuhatuse, raamistuse, rääkisid numbritest, aga räägime lihtsalt ka. Tegelikult on eelnõu eesmärk teha Eestis elekter oluliselt odavamaks. Mitte lihtsalt elekter oma inimestele odavamaks, aga ka soodustada eksporti. Eesti majanduse päästmine on selle asja nimi, sest see CO-kaubandus on absoluutne šarlatanlus, lihtsalt sõna otseses mõttes õhu maksustamine, võitlus CO2-ga on hullumeelsus, CO2 on see, mis hoiab planeedi maa rohelisena ja kui me seda hakkame kokku korjama, siis me elu maal lakkab. Aga ma natukene tahaks, et selle elektri hinna ja CO2 kaubanduse seos paremini välja joonistada siin ja teine aspekt muidugi on see, et ütles RF Kennedy, praegune Ameerika terviseminister, et ühestki totalitaarsest süsteemist ei ole välja saadud kuulekusega või compliance'iga, nagu Euroopas öeldakse. Et meil siin ka ei ole vaja olla kuulekas. Meil on vaja sellest välja saada. Jaa, kõigepealt siis elektri hinnast tõepoolest ja et hoida asi lihtsana, siis eks see kvoodi hind kõigub, aga ma arvan, lihtne arvutus on selline, et iga päev, kui inimesed taaskord selle üldiselt keskmiseltki kõrge elektri hinna tõttu paljud Eesti inimesed kulutavad üsna palju aega elektri hinna vaatamisele ja siis oma tegevustele planeerimisele, sellest tulenevalt seda võiks kunagi näiteks mõni sotsioloogia magister või majandusmagister arvutada, et kui palju seda kahju riik läbi selle saab, et inimesed ei tegele millegi kasulikumaga. Aga selle energia hinna mõttes, ma arvan, inimesed võiksid jätta meelde näiteks numbri 100 eurot, sellise orientiiri selle kvoodi hinnale. Ja tõepoolest ta on siin vahepeal olnud 70-80 kandis, aga võtke iga päev selle kilovatt-tunni hinnast 100 maha, megavatt-tunni hinnast, vabandust, ja kohe hakkab välja paistma, kui palju elekter võiks soodsam olla. Ja mis puudutab kuulekust, siis tõepoolest, ega see eelnõu ei juhindu kuulekusest Euroopale või Euroopa raamistikule, et ma ise ei olnud komisjonis kohal, aga ma saan aru, et paljud inimesed seal tegid suuri silmi ja ütlesid, et issand jumal, see ju sisuliselt tähendab Euroopa Liidust lahkumist. Mina hindan, et kui Euroopa sellest süsteemist lahti ei lase, siis ei ole vaja Euroopa Liidust varsti lahkuda, sest et see liit laguneb. Nii et tõepoolest, kuulekusega seda kõigil üle pea kasvanud süsteemi ei muuda, nii et hakkame kusagilt pihta. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja ettekandja. Suurepärane ettepanek, aga natukene võib-olla liiga radikaalne. Et sellest küsimus, et millised Euroopa riigid ei ole selles kvoodikaubanduses. Minu mäletamist järgi Albaania, Serbia, kes tahab Euroopa Liitu, Montenegro ja need Serbia kandiriigid. Aga nad samas jälle tahaksid Euroopa Liitu pääseda, tähendab, tahaksid ka seda koodikaubandust. Aitäh. Jaa, aitäh, hea küsija. Ma arvan, et on riike, kus inimesed ei teadvusta täpselt, mida nad tahavad ja ma arvan, et võib-olla ei ole kõik aspektid läbi mõeldud, muu hulgas ka näiteks see, et kui me tahame Euroopa Liitu, siis me tahame kvoodikaubandust. Aga mis puudutab su küsimuse esimest poolt, et võib-olla liiga radikaalne, siis ma ütleks, et Eestis ongi see probleem, et kui me meie erakonna välja jätame, siis ülejäänud erakonnad tahaks teha asju, aga tahaks ka, et Euroopas keegi ei pahandaks või Delfis liiga ei sõimaks. Ja siis meil see asi lähebki niimoodi kuidagi õõtsub vaikselt ja midagi paremaks ei lähe. Nii et ei ole ta radikaalne midagi, ta on väga konkreetne ja põhjendatud ettepanek. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, ma loen seletuskirja, siin on majanduslik mõju, sotsiaalne mõju riigiasutustele, keskkonnamõju, koondhinnang, aga on ju veel üks mõju ehk juriidiline mõju, mida sa välja tõid ja minu jaoks tähendab see tegelikult seda, et naasmine normaalsusesse ehk siis kusagil Euroopa
kui on jutt näiteks, kas Euroopa Liit on föderatsioon, siis on vahel vastuargumendiks see, et no nad ei kehtesta ju makse. Tegelikult nad on kaaperdanud tagaukse kaudu totalitaristliku maksu kehtestanud, kaaperdanud tagaukse kaudu liikmesriikide maksu kehtestamise õigused tööstustele, autodele, toitudele, põllumajandusele, läbivalt kõikidele eluvaldkondadele. Neil ei ole kunagi sellist õigust olnud, mitte kunagi. Eks see ongi pettus ja me peame õiguskorra taastama ja see ei oleks ju, kas mitte see ei oleks lihtsalt naasmine normaalsusesse? Just nimelt, oleks naasmine nende algpõhimõtete juurde, kui see liit moodustati, aga nagu me teame, siis see bürokraatiamasin on suur, mis seda kõike korraldab. Me räägime sellisest rohkem kui 30 000 inimesest Euroopa Komisjonis ja nemad seal kogu aeg nuputavad, nii et kui sellele mitte pidurit panna, siis näiteks see sama jutt, mis ma ennem rääkisin, elektri ülekoormustasude keskse juhtimise alla võtmisest, on sisuliselt samamoodi jälle liikmesriikide otsustusõiguse ja raha kaaperdamine. Euroopas on kasutusel termin omavahendid või omatulu või midagi sellist. Nad ei ütle maksud, sest aluslepingutes on kirjas, et maksude kehtestamine on riikide õigus, aga omavahendid. Mõeldakse välja mingisugune jälle bürokraatlik termin. Ja võtame kas või selle, et kui Euroopa Liit tahab oma eelarvet kahekordistada, siis seda müüakse üldsusele justkui niimoodi, et nüüd lihtsalt hakkab Euroopal rohkem raha seal keskel olema ja siis ta hakkab seda meile kõigile jagama ja kõik on hästi, saavad õnnelikuks. Ja ütleme, see propaganda on üles ehitatud niimoodi, et ega lihtsal lehelugejal, kes sellesse ei süvene, tekibki tunne, et kuskilt tuleb 1 triljon juurde. Aga tegelikult see 1 triljon läheb kusagilt ära. Nii et igal juhul see eelnõu on samm selles suunas, et läheme alguse juurde tagasi ja kõiki muid initsiatiive, kus seda jällegi otsustusõigust püütakse kaaperdada, tuleks tähelepanelikumalt jälgida ka siin saalis ja neile jõulisemalt pidurit tõmmata. Aitäh. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, hea Rain. Ma vaatan, et komisjon tegi ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Võib-olla oleks hea, kui sa räägiksid siin hilisel õhtutunnil lihtlausetega üle, et ka koalitsioonisaadikud saaksid aru, mida toob tegelikult kaasa, kui me selle eelnõu vastu võtaksime, ära menetleksime Eesti energiasektorile, meie majandusele tervikuna ja meie ettevõtete konkurentsivõimele Euroopas. Need on ainult positiivsed nüansid, mis hakkavad pärast seda lahti rulluma, aga äkki räägiks veel üle, et saaks aru ka need hääletajad, et millest me tegelikult räägime. Aitäh. Ja hakkame julgeoleku nurgast tulema, et täna ikkagi, nagu ma ka alguses eelnõu tutvustades ütlesin, et tegelikult meie põlevkivi energeetikat on järjest survestatud. Kui me nüüd vaatame Euroopa enda sõnastusi siin, et mida tuleks teha kriisides, siis tuleks tagada ütleme siis liidu sisestest või sisemaistest allikatest pärit energeetika. Kui me selle kvoodi kulu ära võtame põlevkivist elektri tootmisel, siis ongi omamaine elekter, mida on võimalik toota soodsalt, mille tootmiseks on oskused olemas ja me muutuksime vähe sellest, et meie enda inimeste ja ettevõtete sisend energia mõttes muutuks kõvasti odavamaks, konkurentsivõime kohe paraneks. Meil oleks mida eksportida sellel ajal, kui on elektrit mõtet eksportida, ehk et ega talv jälle tulemata ja sellel ajal me saaksime regioonis pakkuda elektrienergiat siin ümberkaudsetele riikidele küll ja veel, kui me seda ise mõistliku hinnaga toota suudaks. Ma ütleks, et lihtne selline pöördargument oleks see, et kui see kulu ühiskonnale on olnud kusagil selline 5-6 miljardit viimase 6 aasta jooksul, ütleme jämedalt kuni miljard aastas, keerame selle tagurpidi, kui me selle koormise maha võtame, siis see kulu jääb kandmata, see raha jääb meile alles. See on päris suur number. Aitäh. Mart Helme, palun.
Ja aitäh. No kunagi, kui see Euroopa Liit loodi, ta loodi ju söe- ja teraseliiduna. Ja seni, kuni ta oli söe- ja teraseliit, mis põhines vabaturumajandusel, läks Euroopal hästi. Euroopa oli rikas. Ma mäletan, kuidas sakslased andsid lagunevale Nõukogude Liidule hiigellaenusid 80. aastatel ja nii edasi ja nii edasi. Kaitsevõime oli ka muide olemas. Nii, nüüd on Euroopast saanud mingisugune homo roheideoloogia ja direktiivimajanduse mingisugune monstrum. Ja asjad lähevad halvasti. Sa ütled, et Euroopa Liit laguneb. Mu küsimus on, et kumb nüüd juhtub enne, mis sinu hinnang on? Kas Eesti majandus kukub täielikku koomasse või laguneb see sama Euroopa Liit enne ära, sest et liikmesriigid ikkagi, terve mõistus tuleb võimule, e-valimisi ka enamikus riikides ei ole, Reformierakonda ka ei ole. Et kumb nüüd siis selles võidujooksus kokkukukkumise suunas esikoha saab? Mis sinu hinnang on? Aitäh! No see on nüüd tänamatu tegevus, see ennustamine. Ma olen selle Euroopas täna tekkinud süsteemi lagunemise osas palju optimistlikum kui enne seda, kui Ameerikas võim vahetus. Sest et tegelikult me siiamaani näeme Euroopas igasuguseid huvitavaid initsiatiive, küll mingite erakondade keelamiseks, küll valimiste kas edasi lükkamiseks või kuidagi manipuleerimiseks. Aga mulle tundub, et see mäng ikkagi jookseb oma sellise loomuliku lõpu suunas. Kas või läbi selle, et kui me vaatame siin, mis on toimunud viimastel aegadel Saksamaal või Prantsusmaal, siis need koalitsioonid, mida tehakse, et jumala eest konservatiivid võimule ei tuleks. Need koalitsioonid on sellised, mis see meie peaministri väljend oli, sigapõder või? Sigapõder, et täiesti punased, täiesti rohelised ja siis kusagil veel mingisugused keskmised teevad iga hinna eest koalitsiooni, kuigi mõlemad saavad aru, et nad sellega reedavad oma valijaid. Neid tsükleid ei saa liiga palju korrata, aga teiselt poolt seesama Euroopa Komisjon ja ka riikide valitsused, me Eestiski näeme, Tallinn on täis plakateid sellest, et kaitseme vaba teadust, ajakirjandust ja kõike mida muud, mille tegelikult tõlge on ju see, et kaitseme seda võimu vertikaali, mis praegu on. Aga mulle tundub, et sellisele, see on nagu see laine, mis tuleb ja selle kõik minema püsib, on võrdlemisi suur. Kumb nüüd enne juhtub, et kas enne Eesti majandus variseb lõplikult kokku või toimuvad Euroopas suured muudatused? Ja ega seal see rebimine ajalises mõttes, ma arvan, üsna tihe. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. CO2 kvootidest on tõesti saanud finantsinstrument ja kui me nüüd vaatame ja proovime seda kuidagi keskkonnaga siduda, siis Euroopa Liidu osakaal maailma CO2 emissioonist on ainult 6–7%. Ja kui me ka graafikuid vaatame, et mida rohkem Euroopa Liit vähendab CO2 emissiooni, seda rohkem tõuseb näiteks Hiina osakaal, juba ka India, Aafrika heitmed suurenevad, et Hiina osakaal CO2 heitmest on juba 30%, ehk siis tegelikult mingit kliimakasu siin ei ole. Ja minu meelest on ongi Reformierakonna valitsuse eesmärk hoidagi hindu kõrgeid, sest energia hind ju suurendab kõikide toodete hinda, et saada rohkem käibemaksu, saada maksulaekumisi, et tegelikult ei olegi valitsuse eesmärki, et hinnad odavad oleks. Kas on nii? Aitäh! Jaa, kõigepealt see nii-öelda valitsuste jutt sellest, kui ilus ja kasulik see süsteem on. Eestiski siin hiljaaegu tekitas see sellise mõningase avaliku debati, kui kõrge ametnik ütles välja, et küll on hea süsteem, riik saab 100 miljoneid. See on natuke sama diskussioon, et paneme käibemaksule veel
6 punkti otsa jõuame 30 peale, siis mine tea, korraks ka võib-olla riik saab mõni kuu rohkem raha, aga lõpuks see kõik vajub kokku, sul nagu maksusubjektid kaovad lõpuks ära. Aga mis puudutab seda diskussiooni, nii et nõus, see on selles mõttes nagu valitsuste poolne räkit, et lisaks maksudele veel millegagi ohtralt raha kokku korjata. Nüüd, mis puudutab tegelikult seda diskussiooni, et kas see Eesti ja Euroopa CO2 heide on oluline või ei ole oluline ja ma nagu ise eriti nendesse diskussioonidesse isegi ei laskuks, sest siis me läheme nagu arutama sellise asja üle, kus minu seisukoht on, et selle üle pole üldse vaja arutadagi. Et emissioonid on, tänapäevane ühiskonnakorraldus on ja üldiselt teadus näitab, et kui inimeste elujärg on parem, siis on ka keskkonnast hoolimine suurem ja elu on ka selles võtmes parem, nii et ma sinna debatti nagu isegi ei oska kaasa minna, et kas see heide on oluline või ei ole, aga mis puudutab nüüd tõesti seda, et Euroopa tööstus ongi kolinud ju Aasiasse. Praegu kolib isegi ka päris palju Ameerika Ühendriikidesse, kuna seal on ka tõsiselt ikkagi revideeritud neid rohepoliitikaid, kliimahüsteeriat. Nii et ja Euroopas ühelegi punarohelisele ju ei meeldi rääkida sellest, need, kes seda CO2 kogu arvutavad, siis nad arvutavad hästi lokaalselt. Eestiski vist oli see möödunud aastal, kui ilmus artikkel, et Eesti soojeneb kiiremini kui muu maailm ja kõik see jutt, et meil on siin ekstra mingisugune oma väike mullike. Et neile ei meeldi rääkida sellest, et emake maa kui tervik ja kuidas temal läheb. Ja kui sa seal vaatad, et kui sa tehase teed Eesti asemel Hiinasse või Saksamaa asemel Hiinasse, siis tehas on tehas. Ja küll need ettevõtjad selles mõttes muidugi arukad ja tegusad on, et ega iga ettevõtja iga päev mõtleb sellele, et kuidas ta näiteks väiksema energiakuluga või väiksema materjalikuluga efektiivsemalt saab oma tooteid toodetud, nii et selles mõttes loomulik areng väiksema ressursikasutuse suunas on niikuinii olemas. Aitäh! Siim Pohlak, palun! Aitäh, hea juhataja, hea ettekandja, et jah, Euroopas viimased 10 või 2 juba käib üks suur õhu võngutamine tegelikult poliitikute poolt ja selge see, et sellised poliitikud jõuavad ühel hetkel ka õhu maksustamiseni, et kliima kaitsmise või atmosfääri õhu kaitsega pole siin midagi pistmist ja puhas raha on ainus märksõna. Aga kui praktilisemate asjade juurde tulla, siis praegu me juunis näeme ka siin 200+ euroseid elektrihindasid, börsihindasid, et ometigi päike peaks paistma ja tuulikud pöörlema, aga ikkagi on 200+ eurot. Et kui palju selle eelnõu läbiminekul meil elekter odavamaks läheks, kui vaadata ettevõtja või inimese vaatenurgast, et mis see mõju elektrihindadele võiks numbriliselt olla, et oskad sa seda ka välja tuua, et kui kas protsentuaalselt või mingite konkreetsete numbritega, et palju see elektrihind meil odavamaks läheks? Nagu ma ennem ütlesin, et hoiame sellist lihtsat numbrit, 100 eurot megavatt-tunni kohta. Ja loomulikult on suvel mõni päikesepaisteline päev, kus päikeseparkide toodang on nii suur, et hind on 0 ja siis küsitakse, et kuidas ta sealt veel allapoole saab minna. Aga kui me vaatame elektrikulu tervikuna, siis selleks, et kõik need päikesetuulepargid, akud ja muu kõik reservvõimsused, mis sellega seonduvad ja nii edasi, elektriarve tegelikult ikkagi järjest kasvab läbi mingite muude tasude. Nii et kui ma ütleks, et põhiline mõju on selles mitte see, et homme on 100 eurot megavatt-tunni kohta vähem arvel, aga tegelikult selline pikaajalisem mõju on see, et kui me täna tegelikult laseme oma põlevkivist energiatootmisvõimsustel vaikselt hääbuda, et kui me selle trendi suudame tagurpidi pöörata, meil Eestis väga tunnustatud põlevkivienergeetika teadlane on siin tegelenud ka sellega, et uue põlevkivijaama ehituse hindasid küsida juba päriselt nagu nende seadmete tootjatelt ja nii edasi. Nii et kui me jõuame selleni, et me paneme uued plokid käima, mis on palju efektiivsemad, mis on vähem saastavad ja nii edasi, siis nagu pikas jooksus kogu tulu meie majandusele on väga suur. Proovime jõuda tagasi elektrit eksportiva riigi staatusesse, sest meil on selleks ressurss olemas ja mitte jõuda sinna nii, nagu meile räägivad
siin minister Sutt ja teised reformierakondlased, teeme hästi palju tuulikuid ja siis hakkame elektrit eksportima, siis me ekspordime elektrit talle peale makstes. No see meid rikkamaks ei tee, see teeb meid vaesemaks. Rene Kokk, palun. Aitäh. Mis sa arvad, kas me näeme lähitulevikus ära ka selle momendi, kus pärast seda, kui Saksamaa, Prantsusmaa, võib-olla veel keegi Euroopas on aru saanud, et see rohepöörde hullus ongi üks hullus ja on vaja hakata oma majandust turgutama, et siis ka Eestis Reformierakond äkki ärkab ja hakkab rääkima, et tegelikult on nad kogu aeg seda mõtet nagu viljelenud ja seda meelt olnud. Sest mul näide on nagu siit saalist olemas, et ma tänagi vaatasin, kuidas sotsid tuliselt räägivad seda, kuidas toiduainete käibemaksu peaks nüüd alandama. Siis, kui see võimalus oli valitsuses, siis võideldi vastu. Siis, kui olid valitsuses, võtsid ära laste toetusi vähemaks, nüüd tuliselt rebivad särki ja räägivad, kuidas peaks tegema ja küll me teeks ja tahaks teha ja lõhestavad kõned, et Eesti rahval on viimasel ajal isegi uus termin tulnud, et ligi ajama, olen ma aru saanud, on selline uus mõiste folklooris, ligi ajama. Et kas me võiks näha ära selle, kuidas see muutub? Ma olen üsna veendunud, et see juhtub ja väga hea näide isegi tuleb ookeani tagant Kanadast. Suur liberaalide käilakuju ja eeskuju Mark Carney, Kanada praegune peaminister, rääkis ka palju rohelisest ja millest kõigest veel. No täna Kanadas juba kliimanoored protestivad Carney vastu, sest nüüd on Kanadas ikkagi jõutud selleni, et neil on seal mõned provintsid, Alberta ja siis Saskatchewan vist on keerulise nimega provintsid, mis on, millel puudub ookeaniga kokkupuude, ehk et nad on nii-öelda lukus seal Kanada keskel ja nendel on üüratud fossiilkütuste ressursid. Täna nad teenivad, Alberta näiteks teenib oma nafta eest vähem, sellepärast et ainus koht, kuhu nad saavad müüa, on toru USA-sse ja tegelikult on Kanadas need sisemaa osariigid, provintsid pikalt vaadanud keskvalitsuse poole selle pilguga, et miks me ei võiks paremini elada, miks me ei võiks elada nii, nagu elavad inimesed Dubais, kui meil on sama palju sama väärtuslikku ressurssi ja seda on takistatud. Küll on seal need põlisrahvaste õigused ja looduskaitse ja torujuhet ei saa teha. Aga nüüd Mark Carney, keda siin mäletame, mis konverents hiljuti oli, küll ta pidas ilusa kõne ja kirus seal Ameerika presidenti ja kõike muud ja liberaalid siin Eestiski plaksutasid kõik käsi ja rääkisid, et küll ta on tore liberaal. Mark Carney on nüüd selle pöörde ära teinud. Nüüd torujuhtmed tulevad, sest Albertas on juba alanud tegelikult kohe tulemas referendum Kanadast eraldumise osas. Sellel ilmselt ei lasta juhtuda, selle asemel muudetakse 180 kraadi oma poliitikat. Ja küll reformierakondlaste seas leidub häid õpilasi, kes ütlevad, et mul ei ole küll mingit probleemi tulla siia pulti ja öelda, et ei, mitte EKRE ja siin teised opositsioonierakonnad ei rääkinud, et kasutame põlevkivi, see oli meie idee. Nii et olgem valvsad, ärgem laskem neid samu inimesi uue jutuga võimule. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh sellise positiivse tuleviku vaate eest, aga praegu me ikkagi oleme olukorras praktikud versus teoreetikud ja eriti teoreetikud, siis eriti valitsus ja ka Euroopa Komisjonis, kus valitseb selline kahetsusväärne lapsemeelsus, kus usutakse rohkem neid muinasjutte selle asemel, et tegeleda ka päris majandusega. Ja vot praktikutest rääkides, meil oli täna kohtumine fraktsioonis siis energeetikutega, praktikutega, kes tegid väga konkreetselt selgeks, et kui seda teed edasi minna, siis ega siin pikka pidu ei ole, et ikkagi ei saa minna lõputult kõikide seaduste, füüsikaseaduste vastu. Ja see teist küsimus, mida sa rääkisid, puudus ka tehaste teemat, et nii kaua kuni tõesti vaatame, eks ole, et ta tõid välja ka, eks ole, et kuidas on tehast, kuhu on odavam ehitada, et mis need komponendid seal kõik on, Aasias, ja see on selge, eks ole, miks Euroopa alla käib. Ehk et äkki sa olid ka seal kohal, et äkki see oli väga huvitav selline arutelu, et äkki sa tooksid seal mõningad sellised momendid välja, mis selle eelnõuga ka haakuvad? No jaa, ütleme, üks põhiline aspekt oli see, et sisendite hinnad, sealhulgas eriti olulisena energeetika. Teine loomulikult, mis on Euroopas suureks koormaks ettevõtetele, on kogu halduskoormus
Ja noh, kolmas jah, tõesti nagu selles mõttes huvitav aspekt veel, mis välja toodi, oli see, et see, mis Euroopa nüüd üritab iseenda päästmiseks teha, see nii-öelda süsiniku piirimaks, ehk et kõik siis süsiniku intensiivsed tooted, mida siia sisse tuuakse, olgu see näiteks teras või terasest valmistatud tooted, et nüüd ka see tehakse kalliks Euroopas, et üldse uut mingit tootmisvõimsust rajada. Nii et see, mis Mart ennem siin rääkis söe- ja teraseliidust, et noh, tõesti võtame või Suurbritannia, eks ole, kelle terase tootmine oli väga heal tasemel ja kes selleks tõepoolest sütt kasutas. Suurbritannia selle terase tootmise on praktiliselt kinni pannud. Kui sa ise terast ei tooda ja tahad sõjalaeva ehitada, aga terast pead ostma sellelt, kelle vastu sa seda sõjalaeva tahad ehitada, siis jälle ma ütleks, et ütleme, mul on siin täna 10-aastane poeg tööl kaasas, et ma arvan, et kui ma nendega niimoodi strateegiamängu seletaks neile, et näed, nüüd on nii, et minu käes on teras ja et kui sa ise endal selle kinni paned, sa minu käest ostma, et selle mingi sõjalaevaga mind ründama tulla, et isegi 10-aastane saaks aru, et ju ta jääb seal kaotaja rolli. Et tore oleks, kui ka siin Euroopa juhtkonnas ja Eesti juhtkonnas ka lihtsatest asjadest aru saadaks. Aga võib-olla on soovitus see, et nad võiks ka ise lastega mõnikord asju arutada. Yoko Alender, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea ettekandja. Rain, sa oled selline moodne mees oma moehuvi ja soengu ja muidu esindusliku välimusega, et siiralt tahaks küsida, et kas sa nii moodsa mehena tõesti arvad, et tulevik on kaevuri raskes töös ja tossavates korstendes? Aga ma ei küsi seda. Okay. Ma küsin, kas eelnõu kokku pannes te kaardistasite ka ära, et kui suured on näiteks aastas need dotatsioonid, mida siis Eesti põlevkivienergeetika ülalpidamiseks iga aasta annab? Paneme juurde ka kõik need muidugi jaamade rajamise ja ka nende vanade jaamade käigus hoidmise kulud. Aitäh! Jaa, tänan kõigepealt komplimentide eest. Nüüd see jutt, mis sa praegu rääkisid, tõi mulle meelde muinasjuturaamatu, oli see, kas see oli kapten Münchhausen, oli ta kapten või oli ta mingi muus aujärgus? Tema parun Münchhausen, just nimelt, jah. Ja võt parun Münchhausenil üks trikk, mis ta tegi, oli niimoodi, et ta tõstis ennast ise juukseid pidi soost välja. Nüüd see sinu jutt põlevkivi energeetika toetamisest on ju see, et Eesti maksukoormus on kõvasti kasvanud, Eesti laenukoormus on kõvasti kasvanud. Et me siis maksustame kõike, mida saab, sealhulgas maksustame oma kodanikke regressiivselt, ehk et need inimesed, kes meil elavad absoluutses vaesuses, nende hulk järjest kasvab, et koorime inimestelt 7 nahka, siis anname selle, nagu sa ütlesid, et tohutud summad põlevkivijaamadele selle jaoks, et nad seal seisaks ja roostetaks. Selle asemel, Joko, saaks teha palju lihtsamini. Saaks võtta selle koodi ostukohustuse põlevkivijaamadelt ära, Turoiko läheks üks hommik tööle, vaataks, ma saan hakata turule pakkuma elektrienergiat nii, et kõik katlad võivad kogu aeg huugamas olla, välismaalased ostavad, eestlastel on, ettevõtetel ja inimestel on tore ja odav ja raha tuleb sinna Eesti Energiasse nii, et riik saab dividendi võtta, Eesti Energia maksab kõik keskkonnatasud ära, võtab inimesi tööle juurde, tööjõumaksu laekumised kasvavad ja nii edasi ja nii edasi. Et sellel Münchhauseni meetodil me seda energeetikat korda ei tee. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, väga hea näide selle Münchhauseni kohta. Aga ega Eesti ei ole ju selles ETS-süsteemi vastu võitlemises üksi ju. Meil on ju teised Euroopa Liidu riigid ka samamoodi hädas ja protesti on avaldanud Poola ja Itaalia, Slovakkia, Ungari. Ja minu küsimus ongi, et kui nüüd tegeleda natukene ennustamisega, et Rain, kuidas sa näed seda
normaalsuse saabumist, et kust nurgast see hakkab ka Eesti poole tulema? Ma saan aru, et valitsuse poolt on lootusetu seda loota, aga kust nurgast hakkab Euroopasse normaalsus tagasi tulema? Aitäh! Ma arvan, et ta hakkab tulema siiski pigem keskelt ja kui Saksamaal nüüd veel mõni autotehas kinni pannakse, siis ühel hetkel, kui sellist nagu slängiväljendit kasutada, lööb sakslastel ikkagi kaane pealt ära. Ja nad tulevad tänavatele ja ütlevad, et nii enam ei saa. Et meil on ju, ja samamoodi võtame Suurbritannia, ja siis hakkab kivisösi jälle kasutusse minema ja ma olen nõus, et parem on ju põletada gaasi kui kivisütt. Gaas, puhtam, kõik nii edasi. Suurbritannial on see valik olemas, nad ei kasuta isegi seda. Lõpuks lihtsalt inimeste eluolu läheb nii halvaks, et siis see poliitiline reaalsus jõuab kuidagi pinna peale, aga muidugi, mis see ohtlik koht on see, et ega kui Euroopa oma tööstuslikku võimekust kiiresti taastama ei hakka, millele saab tugeneda sõjaline võimekus, siis võib-olla see lahendus tuleb hoopis traagilisemal moel ja kas seda lahenduseks nimetada pigem mitte, et siis ma arvan, need täna järjest, ma ütleks, samm-sammult eskaleeruvad maailma geopoliitilised sündmused jõuavad ikka Euroopa jaoks väga ohtlikusse kohta. Anti Poolamets, palun. Hea ettekandja, tore oli kuulata Yoko muret, sest mure on suur, kliimamonstrum kõigub oma sabijalgadel. Šokilaineid tuleb igalt poolt, ennekõike see, et maailma võimsaim tööstusriik USA on lahkunud 66 rahvusvahelisest organisatsioonist, sealhulgas valitsustevahelisest kliimapaneelist, mis on ju üks ajupesu tähtsamaid instrumente olnud, valetamise tähtsamaid instrumente, ja samuti Pariisi leppest. Läheme edasi, kui see šokilaine, mis siis liigub on ammu juba liikunud Euroopa poole ja mis muudab konkurentsitingimusi, sa just rääkisid Saksamaast, kui sellele lisandub nüüd see Hormuzi kriis, siis on nii-öelda täiuslik torm peaaegu olemas, hakkavad valitsused vahetuma ja nüüd ongi see küsimus meie eelnõuga, kes ees see mees, me ei tohiks järel lohiseda ju. Jaa, täiesti nõus ja ega riigi konkurentsivõimet tulebki vaadata suhtes teiste riikidega ja ma olen seda ka mitu korda rõhutanud. Eesti mõnes mõttes on haruldaselt heas positsioonis seetõttu, et meil on olemas omamaine energeetiline ressurss, kusjuures vajadusel on võimalik see nagu põlevkivi mitte ainult õli teha, vaid rafineerida seda edasi isegi ka mootorikütusteks ja nii edasi. Ei ole optimaalne, aga kui me räägime energiajulgeolekust, nii et ja kui me vaatame konkurentsist teiste riikidega, meil on olemas ka siiamaani väga head teadmiste baas ja oskuste baas, kuidas seda põlevkivi kasutada, et mida varem me selle liigutuse teeme, seda rohkem me suhtes teiste riikidega võidame ja kusjuures selles mängus see võit ei ole isegi nagu see, et me kelleltki midagi ära võtame, me saame isegi naabreid näiteks talvisel külmal ajal toetada, pakkudes neile elektrienergiat, aga ise rikkamaks saades. Nii et igal juhul ma ütleks, et siin ei ole küsimustki, mida varem, seda parem. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Kurb, et sul ei ole lätut pääs ega piipu kuskil seal nurgas ja selle vee asemel peaks sul hasunik seal olema. Et see on selline ettekujutus nüüd nendel, kes ei oska sisust debatti ajada ja siis need mustandavad seda, et nüüd kui sa oled selle põlevkivi energeetika poolt, siis sa oled mingisugune maamats ja ei ole moodne inimene üldse. Nii et Lätu ma ostan sulle ka ja endale ka pähe. Vaata Anastasia kena inimene, tema kuulub ka siis sinna leeri või ma ei saa aru, et kuidas siis niimoodi võib eristada selle telje viia. Kui sa oled nüüd põlevkivi poolt, siis sa oled selle kurjuse poolt või vastupidi. See ei ole mingi normaalne jutt. Aga ütle nüüd inimestele, et kui seda kvooti ei oleks, milline praegu oleks põlevkivi hind ja elektri hind olnud Eesti inimestele? Aitäh!
Jaa, ütleme, põlevkivist elektrienergia tootmisel on seda kvoodi hinna mõju selles mõttes jällegi hea ja lihtne arvutada, et 1 megavatt-tunni tootmiseks kulub umbes 1 tonn põlevkivi ja tekib heidet, CO2 heidet 1 tonni ulatuses, ümmargused numbrid. Auvere jaamas tegelikult kulub põlevkivi vähem ja heide on väiksem, aga see tähendab, et üsna otse kvoodi hind on rakendatav siis elektri hinda, et kui sa kvoodi hinna võtad sealt välja, siis elektri hind on selle võrra megavatt-tunnist väiksem. Ütleme, tegelikult mõju on isegi suurem, aga nagu suurusjärgu mõttes sa ei eksi, kui sa võtad, eks ole, kvoodi hinna, suurusjärk 80 kuni 100 eurot olnud siin viimasel ajal, selle võtad megavatt-tunni hinnast maha ja Eestil, ma kujutan ette, et siin tulevad jälle inimesed rääkima, meil enam ei ole võimekust põlevkivist elektrit toota. See on selle poliitika tulemus, et seda on järjest suretatud. Nii et teeme siis mõne ploki juurde. Energeetilise ressursi mõttes meil puudust lähima paarisaja aasta jooksul ei tuleks, et toota elektrit endale ja ka ümbritsevatele riikidele seda eksportida. Nii et ma jään selle juurde, et ütleme, et circa 100 eurot megavatt-tund. Aga jällegi, kui me jõuame talvise ajani ja kui me suudaks talvel ennast ise põlevkivi elektriga ära varustada, siis mõju on selles mõttes kordades suurem, et need talvised kõrged elektrihinnad, mis tulevad sellest, et me peame importima kallist elektrit, siis ma ütlen, põlevkivi elektrit me saaksime toota aasta ringi sama hinnaga. Seal nagu selles mõttes sellist suurt kõikumist ei tule, aga väga hea, sa tuletasid meelde, mul jäigi sellest Yoko kommentaarile tegelikult vastamata see, mis sa oma küsimuse alguses ütlesid, et tänapäeval, Yoko, on olemas sellised nagu mikrokraadid või niimoodi, et sa saad minna näiteks Tehnikaülikooli, seal on Alar Konist, ta räägib ära, kuidas tänapäeval kaevandamistehnoloogiad on ja nii edasi, et sa võib-olla, ma täpselt ei tea, milliseid erialasid sa oled õppinud, aga võta näiteks mäetööstuse mikrokraad ja põlevkivi energeetika mikrokraad, see on, ma arvan, 2 semestrit. Järgmine aasta, kui peaks juhtuma, et me siin saalis kohtume, me saame pidada hoopis kvaliteetsemat debatti, sa saad teada, et ei ole enam nõgiste nägudega mehed, kes kühvliga käsitsi sealt seda põlevkivi kuskile kühveldavad, et masinad on arenenud, kõik on arenenud, nii et selles osas on elu edasi läinud, tasub võib-olla võtta see vaev ja ennast kurssi viia. Ma tean, sa õpihimuline oled ja nii et võta see teekond ette, aitäh. Yoko Alender, palun. Aitäh, austatud juhataja ja austatud ettekandja. Et siin on nüüd jutt siis, et see ETS on see, mis on kõige kurja juur. Tegelikult on ta loomulikult selleks loodud, et Euroopa saaks vabaks võõrriikide fossiilkütuste sõltuvusest, mille eest Euroopa täna maksab miljardi päevas riikidele, mis teps mitte pole kõik sõbralikud. Küsimus on, et kui see ETS on kõiges süüdi, siis miks Ameerikas ka vaatamata Ameerika praeguste juhtide ideoloogilisele sellisele arusaamisele energeetikast on taastuvenergiasse investeeringud ületanud oluliselt investeeringuid fossiilsetesse, et miks turg on valinud selle odavama taastuvenergia ja investeerib sinna. Sama küsimus Hiina puhul. Et miks siis tahetakse seda odavat taastuvenergiat? Miks ei taha teised riigid? Miks me seal Utah'is ei tee seda põlevkivi energeetikat, kui see nii moodne on kõik? Aitäh! Väga hea küsimus, aitäh. Nüüd on natukene, läheb meil aega siin edasi, siin on natukene pikem vastus. Võtame kõigepealt Hiina. Hiina kindlasti 2 põhjusel on seda nii-öelda taastuvenergeetikat arendanud. Üks on selleks, et skaleerida tootmine ülesse, et oleks võimalik selliseid piirkondi või ütleme ühendusi nagu Euroopa Liit klaashelmestega üsna sõna otseses mõttes endast sõltuvusse viia. Sest teatavasti Euroopas mõni aeg tagasi Saksamaal toodeti veel päikesepaneele, nüüd enam mitte, sest Hiinast saab nii hästi ja odavalt. Mis puudutab Hiina energiatarvet, Hiina enda sisemaist energiatarvet, siis see on ülivaldavalt, veel valdavamalt fossiilne, kui on see Euroopas. Yoko, sa raputad pead, sa võib-olla nüüd võtad andmed Hiina elektri tootmisest. Nüüd see, mis puudutab elektri tootmist, kui sa toodad elektrit tühja,
siis sa saad tootmise statistikasse selle megavatt-tundide arvu kirja, aga seda kasulikku kasutatavat energiat sa sealt ei saa. Nüüd teine eripära, Hiina elektrisüsteemis ei käsitleta taastuvenergiat kõige primaarsemana. Hiina elektrisüsteemis ei käsitleta päikese- ja tuuleenergiat kui seda põhilist, mida tuleb igal juhul hoida, käimas hoida ja siis seda muuga toetada. Hiina elektrisüsteemis kasutatakse seda, sisuliselt võib öelda kütusesäästjana. Et tõepoolest heas asukohas päikesepark teatud hetkel töötab, aga selle arvelt ei muudeta võrku haavatavamaks. Seal see ületoodang heidetakse kõrvale, visatakse prügikasti kohe, kui seda enam vaja ei ole. Vastupidiselt sellele, mida Euroopa ehitab, et tuulik- ja päiksepark peab saama toota, kui ta ei saa toota, tuleb talle maksta mingisugust kompensatsiooni. Sellel ajal, kui ta toodab, tuleb talle maksta toetust. Me teame kõik need taastuvenergia oksjonid ja kõik muu. Hiinas sellise, vabandust väljenduse eest, jamaga ei tegeleta. Nüüd, mis puudutab Ameerikat, ma ei tea, mis ajaperioodi sa võtad, aga võib-olla see ei olegi oluline. Ameerika ongi föderatsioon. Ja Ameerika ja viimasel ajal on väga mitmed Ameerika kommentaatorid öelnud, et Ameerika osariigid on oluliselt iseseisvamad, kui on Euroopa riigid Euroopa Liidus. Ehk et seal see otsustustase, mis on üles keskvalitsusele delegeeritud, on tegelikult palju väiksem, kui on meilt ära krabanud Euroopa Komisjon. Ja kuhu ma selle jutuga jõuda tahan, Ameerikas on jätkuvalt suuri osariike, mida juhivad ebakompetentsed inimesed, ütleme siis niimoodi. See energeetiline katastroof, mis on praegu Californias kätte jõudnud, sellepärast, et Hormuzi väin on suletud, sellest räägivad isegi peavoolu väljaanded juba, et see ei ole midagi sellist, mida ma kusagilt nurga tagant välja uurisin. Nii et ma ütleks, et sinu küsimus sisaldas tugevat manipulatsiooni statistika ja andmetega. Aitäh! Anastassia Kolenko-Kõlvart, palun. Jaa, aitäh. Mul on selline laiem küsimus valitsuse tegevuse kohta, see, mis puudutab üldse põlevkivienergeetikat. Et mida me näeme praegu, et järjest tehakse erinevad otsused, et juhul, kui peaks nüüd tulema järgmine valitsus, kus Reformierakonda enam ei ole, et nad ei saaks teha otsuseid, mis arendaksid põlevkivienergeetikat. Seesama Uus-Kiviõli kaevaõiguste edasimüük erasektorile, Narva kaevanduse sulgemine ja nii edasi. Aga mind huvitab, mis on sinu arvamus nende samade kaevaõiguste üle, et me oleme siin saalis Jürgen Ligiga mitu korda vaielnud, Michalilt seda asja pärinud ja kõik väidavad, et mitte keegi sellest ei tea, et justkui ikkagi mitte eraettevõte, vaid riigiettevõte tegi selle otsuse kõigi selja taga. Et ma ei tea isegi, mis on hullem, kas see, et valitsus teeb salaja, selliseid otsuseid ilma debatita või et riigiettevõte teeb selja taga selliseid otsuseid. Ja mitu küsimust. Ja kõigepealt see, et see jutt, kui minister, kes on näiteks Eesti Energia üldkoosolekuks tuleb, ütleb, et ta midagi ei teadnud, kaks halba varianti, kas valetab või siis ei teadnudki. Ja nüüd kui kaalukausile panna, aga mina ka ei oska öelda, kumb hullem variant on, et ega kui sa oled Eesti suurima ettevõtja üldkoosolek ja tuled siia sellist juttu rääkima, et nad seal toimetavad, ega mina ei tea, mis nad teevad, ka päris ohtlik variant. See muidugi, kui minister valetab, on halb. Mis puudutab kaeveõigusi, siis ma ütleks, et positiivne selles mõttes on see, et VKG on väga suur ja Eesti energeetikas väga oluline ettevõte, kelle tegevuse jätkusuutlikkuse mõttes oli neil vaja mingi kindlus saavutada, sest see on need investeeringud ja see ettevõtte toimimise pikaealises on ikkagi väga sõltuvad sellest, et sul see perspektiiv oleks aastakümnete pikkune, et sa näeksid ette, et sa saad edasi toimetada. Nii et see on positiivne aspekt, aga mis puudutab kõike seda, mis Eesti Energiat, puudutab seesama Narva kaevanduse sulgemise plaani ja nii edasi, et täpselt see minule näeb ka niimoodi välja, et Reformierakond püüab siin ehitada nüüd sellist situatsiooni, et peale järgmisi valimisi
ükskõik kes siis peaks võimul olema, et neil oleks hästi raske. Ja Reformierakond, ma arvan, hindab üsna õigesti tõenäosust, et nende šanss jällegi seal valitsuses olla kuigi suur ei ole ja siis ongi see, kas Jürgen Ligi või kes see ütles, et peale neid tulgu veeuputus, aga nad ei ehita seda ju ainult nüüd siin selles põlevkivienergeetikas, et kui me vaatame riigieelarve seisu, riigi rahanduse seisu, siis seal ka ikkagi sõidetakse suure hooga vales suunas ja kusjuures, ütleme, selline tõsine valimiste eelne periood pole veel isegi pihta hakanud, et ma ei kujuta ette, mis sügisel saama hakkab, eks ole, või järgmise aasta alguses. Ja siis kõige kirsiks tordil nad tahavad korraldada asjaga nii, et inimesed ei saaksid, et inimeste info saamine oleks ka kuidagi nende mõju all ja et see info oleks vähem objektiivne. Viitan siin sellele, et nad püüavad ERR-i nõukogu nõnda nimetatud ekspertidega ära mehitada, et siis on neil seal, ma ei tea, palju see Liina Kersna tahtis neid eksperte sinna panna, et oleks rohkem kui poliitikuid. Ma ei kujuta ette, kui näiteks, kui siin mitmed väiksemad erakonnad ka saavutavad sellise hiilgava tulemuse ja mõni, et erakondi tuleb Riigikokku juurde. Et kas Liina Kersna plaanib neid nõukogu liikmeid panna igaks juhuks neid eksperte juba varuga niimoodi, jah? Sest teoreetiliselt saaks Eesti parlamendis olla 15 fraktsiooni, eks ole. Nii 16 vist enam ei saaks. Et siis ma ei tea, kas ta ettepanek oli panna 17 eksperti või midagi sellist, et oleks et alati, seadus tehagi nii, et alati oleks üks rohkem eksperte. Ja ma ei hakka pikemalt minema siin teemasse, et eksperdid, et vaatame. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh. Selle debati jätkuks siis, et ma ei saa ka siiamaani aru, et miks inimesed ei saa aru, isegi selle sama näide peal Ormusi väinas, mis praegu toimus ja toimub, pannakse seal veel 2 väina kinni ja mis me siis teeme? Kuidas see peale ei tule? Et tegelikult ei ole selle, ütleme, ma ei saa öelda päikeseenergia vastu, las nad päike paistab, las energia tuleb, ega kahju pole. Aga see, et me tallame praegu selle meie maavara peal, miljardite peal ja veel mõnitame ka seda, et olete siis kõik lätudega ja plärudega suus. See on lihtsalt kummaline, et kuidas inimesed sellest aru ei saa, et see on meie energiajulgelek. Juhtub, panevad kõik väinad kinni, mis me siis teeme nüüd? Aga meil on oma energia olemas, praegu havitame seda. Aga küsimus oleks selline siis, et kas see inflatsiooni peale ka ikkagi see mõju on sellel kvoodil, aitäh? Loomulikult, ega üks suuri inflatsioonitegureid on energeetiliste sisendite hind, eks ole, nii et see kvoodi hinna mõju inflatsioonile, ma ütleks, on selles mõttes ära kantud, et kui see oli kusagil aasta 2019, oli kvoodi hind 5 eurot ja räägiti, et võib-olla tõuseb 10 ja see pikk plaan oli ka umbes 10 ja siis ta tolle sama aasta lõpuks tõusis 25 ja ühel hetkel ta läks üle 100. See kõik kandus juba edasi. Nüüd ta on õnneks olnud stabiilne seal 100 peale, aga nüüd tuli see sama Hormuzi probleem, mis tõstis kütuste hinnad sõna otseses mõttes ülesse. Ja nüüd see, kui Yoko räägib, et Euroopa maksab miljardi päevas ja küll on halvasti, siis muidugi maksab miljardi päevas sellepärast, et kui norrakad ammutavad sealt, kus Suurbritannia ei ammuta, kui Hiina oma majanduse konkurentsivõime hoidmiseks põletab põlevkivi, aga Saksamaa ei põleta ja kui sa kõik selle, ma alguses ütlesin, kontrolli üle, 3/4 Euroopa energiatarbest on fossiilne ja kui sa ise selle fossiilse kasutuse kinni paned, nagu Eestis seda põlevkivi kasutamist on järjest suretatud, siis sa maksadki selle eest, sest sa pead seda kelleltki ostma, sest Yoko, tänapäevane ühiskonnakorraldus ei püsi üleval kõikuva ja ebastabiilse energeetika peal. Sul peab olema stabiilselt külluslikku kvaliteetset energiat ja mitte ainult elektrit, üldse kogu energiasisendit. Nii et
ma ei tea, noh, tõepoolest üks geopoliitiline šokk veel ja mis mõnes mõttes, hea küsija, võibki olla niimoodi, et noh, kusagil see valulävi ju vastu tuleb, kusagil hakkab liiga valus, et võib-olla Euroopa mured nagu ajalises perspektiivis laheneks kiiremini, kui korraks läheks veel valusamaks. Et tulekski hakata ütlema, et talong on, saad kanistri päevas, nädalas, näiteks saad bensiini, põllumehed ka saavad oma toimetusi vähem teha ja nii edasi, et võib-olla siis hakatakse palju kiiremini liikuma nende õigete lahenduste poole, sest praegu on nagu selline pikk kannatamine ja virelemine muudkui kestab. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, et no võt ma tahaksin nüüd natukene veel edasi fantaseerida, et me siin räägime selle eelnõu kontekstis, et et kuidas elektri hinda alla saada ja siis kuidas see eksporti, kuidas hakata nagu raha teenima, tõesti nagu kuidas nagu rikkust, rahvuslikku rikkust suurendada, et see peaks kõigi meie eesmärk olema, nii valitsuse kui parlamendiliikmete, kõigi. Aga räägime nagu ühendustest, et üks hea teenimise võimalus tegelikult, ma lihtsalt fantaseerin, et kuidas nagu veel Eestit rikkamaks teha, on ju see, et me ehitasime riigi raha eest välja need suured ülekandeliinid Lätti, mis tähendab tegelikult seda, et kui meile natukenegi tuleb kuskilt põhja poolt neid odavaid elektrimolekule sisse, siis nad lähevad minema sinna energianäljas lõunasse. Et ma olen nagu mõlgutanud seda, et vaata, et kui me saaksime nagu selles mõttes suveräänseks, et me saame suveräänselt kasutada oma põlevkivi elektrit, saame selle elektri hinna alla, et siis teeks äkki suveräänselt nii ka, et kõik, kes tahavad meie käest seda odavat elektrit saada, no võib-olla ka seda, mis tuleb kuskilt mujalt, eks ole, ka seda, mida me ise toodame, paneme neile liinimaksu ka veel peale. Kõik, kes tahavad seal lõuna pool saada, liinid on meie käest ja hakkavad meile seda liinimaksu maksma. Mõtle, kui hea. No esiteks, et hakkame sellest pihta, et kui me seda elektrit siin piisavalt toota saame, siis me saame neid liine kasutada selleks, et teda müüa ja raha teenida. No, mis puudutab nüüd, ütleme sellisel, et sa mõtled umbes nii, et Soomest tuleb ja Läti läheb, et me siin vahepeal võtame tasu. Jälle ma ütleks, et maailm on sellist ajaloos, enam-vähem ma ütleks, et valdav osa ajaloost asi niimoodi ongi käinud, et keegi võtab vahepeal mingit maksu ja nüüd ju, eks ole, Hormuzi väinas on ka sinnani jõutud, et hakatakse maksu võtma. Aga ma teiselt poolt ütleks, et võib-olla nagu väike riigi jaoks seal peaks veel korraks ikkagi mõtlema selle idee üle, et ma arvan, et see oleks juba päris hea, kui me selle põlevkivist elektritootmise hästi käima saame, siis me saame teda müüa nii lõuna poole ja vahel ka põhja poole. Jääme praegu selle juurde. Aitäh. Aitäh. Rohkem teile küsimusi ei ole. Aitäh.